Soovin sulle õnnistatud nelipüha ja uut nädalat. Täna mõtleme püha vaimu saamisele, Jeesuse kohalolekule ja selle, kuidas see kõik muudab meie elu. On huvitav ja hea teada, et esimestel sajanditel ei tähistatud nelipüha eraldi pühana, nagu me seda tänapäeval teeme. Uue Testamendi ja Johannese evangeeliumi järgi on vaimu läkitamine tegelikult lahutamatu osa Jeesuse ülestõusmisest ja nii leidis see aset juba esimesel ülestõusmispüha õhtul. Kuid kuulakem, kuidas sellest kõneleb evangelist Johannese evangeelium 20. peatükis 19. kuni 23. salmini. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge, siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: rahu teile, nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale, ütles neile: võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Nagu kuulsime, on nädala esimese päeva õhtu. Jüngrid, kes kardavad repressioone, sest nad olid olnud risti löödud Jeesuse õpilased, on kogunenud lukustatud uste taha. Nad on hirmul ja tunnevad end nagu orvud. Nende ootused on purunenud. See on inimlikult arusaadav olukord. Meiegi elus on aegu, mil me sulgeme end hirmust, ebakindlusest või ärevusest ümbritseva maailma ees. Sulgeme uksed ja ehitame müüre. Kuid siis juhtub midagi ootamatut. Vaatamata suletud ustele on Jeesus korraga nende keskel ja ütleb: rahu teile. Jeesust ei pea füüsilised ega vaimsed piirid, mida inimesed oma hirmust loovad. Need kaks sõna, rahu teile, heebrea keeli shalom, ei ole lihtsalt viisakusväljend või soov. Selles on tõesti tema arm ja rahu, mis täidab meid isegi siis, kui ümberringi valitseb kaos ja hirm. Jeesuse kohalolek ja nägemine muudab jüngrite surmahirmu elavaks rõõmuks. Aga siis ütleb Jeesus neile uuesti: rahu teile, nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Ja siit algab juba jüngrite ja meiegi suur missioon. Ta annab oma järgijatele ülesande, mille ta ise oli isalt saanud. Kuid ta ei saada neid välja tühjade kätega ja üksinda. Ta teeb midagi sümboolset ja sügavat. Ta puhub nende peale, ütleb neile: võtke vastu püha vaim. See meenutab meile loomislugu esimesest Moosese raamatust, kus Jumal puhus inimesse eluhinguse, muutes ta elavaks. Samamoodi jagab Jeesus nüüd oma jüngritele uut jumalikku elu. Ta usaldab neid samu mehi, kes olid alles mõne päeva eest ta maha jätnud, ja annab neile meeletu ülesande jätkata tema tööd. Milles see töö siis seisneb? Esmane ülesanne on purunenud suhete taastamine. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Püha vaimu saanud esmane ülesanne on andestada. See on inimlikult üle jõu käiv ülesanne.
Meile meeldiks ehk rohkem patte kinnitada, eriti teiste omi. Kuuldule järgnebki kohe niinimetatud uskmatu Tooma lugu. Lugu mehest, kes ei usalda kaaslaste juttu Jeesuse ülestõusmisest. 8 päeva hiljem kõlavad tallegi issanda sõnad. Ära ole uskmatu, vaid usklik. Sõnad, millele Toomas vastab, minu issand ja minu jumal. Nii lülitub Toomaski püha vaimu saanute osadusse. Miks Johannes pani need lood oma evangeeliumisse? Vastus on, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Aga tahtmatult küsime, mis tähendab elu tema nimel? Elu tema nimes. Me räägime, et elu tema nimes avab püha vaimu läbi hirmust lukustatud uksed ja lammutab uskmatusest tingitud barjäärid. Püha vaimu ande vastu võttes tervenevad meie katkised suhted ja me võidame oma hirmud. Pühast vaimust kantud elu on Jumala laste pidu, kus rahu ja rõõm ei kahane, ei saa otsa. Hea sõber, kui su elus on veel lukustatud ustega pime kambrid, siis kuule issanda sõnu, rahu sulle ja võta vastu püha vaim. Soovin sulle vaimust täidetud nelipühi. Palvetagem. Issand, sa näed meie hirme ja kartusi. Sa näed meie suletud kambrid ja südameid. Sa tunned meie ärevust. Täida meid oma rahu ja püha vaimuga, andestuse ja rõõmuga. Isa, Poja ja püha vaimu nimel. Aamen.